Täna räägin osakapitali suurendamise võimalustest. Milleks üldse osakapitali suurendada? Peamiseks põhjuseks on vajadus kaasata ettevõttesse täiendavat kapitali, ettevõtet finantseerida. Aga põhjuseks võib olla ka soov näidata ühingut koostööpartnerite silmis nii-öelda usaldusväärsemana. Mida suurem osakapital, seda nii-öelda võimekam ühing. Samas võimaldab osakapitali suurendamine muuta ka osanike osade proportsioone või kaasata osanikeringi uusi osanikke. Osakapitali suurendamiseks on mitmeid võimalusi. Osakapitali on võimalik suurendada uute sissemaksetega. Seejuures võivad sissemaksed olla nii rahalised kui mitterahalised. Mitterahalise sissemakse väärtust peab hindama juhatus ja teatud juhtudel peab audiitor seda kontrollima. Osakapitali on võimalik suurendada ka ülekursiga. Selliselt, et osakapitali ennast väga suureks ei kergitata, vaid suurem osa sissepandavast varast suunatakse hoopis omakapitali. Ülekurssi võib kasutada kahjumi katmiseks või ka osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. Viidatud fondiemissioon on samuti üks võimalus osakapitali suurendamiseks. Selle puhul suurendatakse osakapitali omakapitali arvelt, ehk siis täiendavaid sissemakseid ühingusse ei tehta. Sisulises plaanis on tegemist ümberkorraldusega raamatupidamises, kus ühelt realt kantakse teatud summa teisele reale. Osakapitali on võimalik suurendada ka tingimuslikult. See tähendab, et osakapitali soovitakse suurendada, aga otsuse tegemise ajal ei ole veel teada, kas see ikka toimub või mitte. Näiteks pole teada, kas osad märgitakse või ei märgita. Aga samuti saab seda kasutada näiteks osalusoptsioonide andmiseks, kas ühingu juhtidele või töötajatele. Osakapitali suurendamise otsuse vormistamisest ja näidisdokumentidest ning osakapitali suurendamise registreerimisest äriregistris räägin ühel järgnevatest neljapäevadest. Aitäh vaatamast!